Sit ready. Attention. Ja on see sõit käima läinud ja nüüd siis veel kord peame vaatama kahte erinevat kategooriat. Kollased paadid ehk et kollased märgid juures, nemad on siis vabaklassi esinejad ja need hallid on kergekaalased. Nii et kahte kategooriat vaatame ja päris põnev on ka üldist seisu jälgida. Ehk üldarvestuses ei ole mitte mingisugust tähtsust, vaid ikka kategooriate mõttes. Kas kergekaalu parimad suudavad vabaklassi paremate vastu astuda? Vabaklassis on läinud Martins Mellakauls sõitu juhtima, aga väga tihedalt on tal kannul ka Martins Markovs ja Didzis Grogžems. Ja loomulikult ka Aleksander Derzitski. Ja nüüd siis näeme, kuidas Ken Markus üle oma virtuaalse paadi tõstis kübekene kõrgemale, ehkki ta juhib kergekaalaste arvestuses, on ta ka seal vabaklassi meestele üsna lähedale jõudnud. Ja kergekaalaste seas hetke teine Artjom Holostõh, Tallinna sõudeklubi esindaja, ja kolmas on Lassi Niemi, soomlane. Lassi Niemi teeb head sõitu ja väga hästi liigub ka Artjom Holostõh. Koos Ken Markus Ülega on nad seal üsna lähestikku kergekaalaste seas liikumas ja ka nüüd hakkavad tulemuse mõttes ohustama siin vabaklassi parimaid, kelleks on kaks Martinsit. Üks on Mellakauls ja teine on Markovs. Nii et mõlemad liiguvad ka samas taktis ja nüüd siis näeme, kuidas Ken Markus Üle oma sõitu juhib. Ta liigub võimsalt ja on hetke liider kergekaalaste seas. 400 meetrit on jäänud lõpuni. Ei ole veel finišispurdiga põhjust algust teha, aga see aeg jõuab õige pea kätte ja tavaline selline finiši tsoon jõuab kätte siis 200 meetrit enne lõppu ja muidugi see viimased 100 siis on juba nii-öelda punases, siis loetakse tõmbeid, palju lõpuni on jäänud ja umbes igaüks teab, palju ta selle 100 meetri jooksul jõuab tõmmata, et hoida veel rütmi ja viimane välja võtta nii palju, kui mõelda on võimalik ja jõutakse. Aga Mellakauls on vabaklassi arvestuses juhtimas teise Martins Markovsi vastu ja väga hästi liigub ka Didzis Grogžems, nii et nemad kolmekesi on siis vabaklassi liidrid ja Ken Markus Üle ja Artjom Holostõh hakkavad seal nüüd omavahel pusima kergekaalaste kuldmedali nimel. Väga tihe rebimine, masinad number 13 ja 14 praegu näemegi siin, kuidas siis Ken Markus Üle, Tartu mees, pingutas suurel ekraanil ja on ta siis praegu napilt juhtimas Artjom Holostõhi ees, kes ka kergekaalus mõlemad üsna võrdses tempos liiguvad ja väga jõuliselt tõmbavad. Ja vabaklassis on ka üldiselt kõige kiirem mees, siis Martins Mellakauls. Palju õnne Martinsile, congrats Martins, great result 3:03,7. Artjom Holostõh suutis lõpus niimoodi pingutada, et tuleb välja anda 2 kuldmedalit ja see ei ole ka mitte üldse tavatu, kui sisesõudmises võrdselt lõpetatakse ja nüüd siis 3:06,7-ga nii Artjom Holostõh kui ka Ken Markus Üle finišeerivad ja eraldi tuleb kindlasti müts maha võtta Artjom Holostõhi ees, kes lõpus suutis sedavõrd kange teoga hakkama saada ja näitas tõesti vägevat minekut ja suutis seal ka siis püüda lõpuks ikkagi kinni Ken Markus Üle. Et oli põnev sõit, kaasa elati palju ja eks me valmistume ka vaikselt siin selleks kõige-kõigemaks sõiduks, kus tulevad siis rajale võimsad tegijad eesotsas Tõnu Hendriksoni, Allar Raja ja muidugi leedulaste esindustiimi kuuluvate atleetidega, nii et me näeme siin ka mõnes mõttes Eesti ja Leedu maavõistlust ja muidugi siin on ka nüüd põlvkondade vaheline küsimus.